Ainuüksi Ruhnu kudumitele on iseloomulik selliste auguridadega vikliread. Ehk siis nagu kahe sellise silmuste rea vahel on õhksilmused ja alati siis mustris on need auguread niiviisi, et alumine nendest on kokkuvõte, siis tuleb õhksilmus ja siis tuleb pikkel. Ja kui lõng on jäme, näiteks mõned jämedamast lõngast Ruhnu sokid, et siis võib neid vikleid saada siin kududa päris tavalisel moel. Aga kui tegemist on väga tiheda koega, näiteks mõne Ruhnu sõrmkinda või poolkindaga, siis võib see viklite kudumine selliselt õhksilmuse kõrval osutuda üsna keerukaks. Nüüd vaatame paari sellist võtet, kuidas siis seda teha. Ja meil on selline siksakjoon, me nüüd läheksime nende viklitega uuesti vasakule. Ja teeksime siis seda nii. Nii selle silmusega me tahame nüüd vahetada kohad järgmisega. Esimene siis see vikli silmus vasakule minnes, tõsta lihtsalt kudumata üle. Teine silmus koo parempidi. Nüüd pista vasak varras sellesse kootud silmusesse. See on täiesti selline töövõte, nagu hakkaks ületõstmisega kokku kuduma, aga me seda üle ei tõsta, vaid ettevaatlikult tõmbame parema varda välja ja kohe pistame siis sinna silmuse taga ta silmusest uuesti läbi. Nüüd see silmus on siin ees nii, et ma saan ta kududa, ma tõstsin ta nii pidi, et ma saan ta kududa läbi siit tagumisest silmuse poolest. Nüüd järgneb siis õhksilmus ja alumise võttena siis 2 silmust üle tõstmisega kokku. Nii, see augureaga vikkel vasakule on nüüd tehtud. Vaatame nüüd samasuguse vikli vasakule poole suundumist nii, kui need viklid on pahempidisel pinnal. Et Ruhnu esemetel on see väga sageli selline ussikujuline viklijoon on siis nii, et taustasilmused on pahempidi. Nüüd alustan täpselt samamoodi. Tõstan esimese silmuse, nagu hakkaks parempidi kuduma üle, aga nüüd selle teise silmuse koon pahempidi. Nüüd pistan vasaku varda siit silmusesse, tõmban parema varda välja ja haaran uuesti siit tagant selle pahempidise silmuse vardale. Koon viklisilmuse tagant poolt parempidi ja nüüd järgneb jällegi õhksilmus ja 2 silmust üle tõstmisega parempidi kokku. Nüüd need, mis siin pahempidised on, nüüd jätkan siis pahempidi. Kui me oleme nüüd jõudnud teise reani, siis on see natuke see pilt erinev, sest meil on siin eelmise rea õhksilmus ja neid vikleid kootakse ju igal ringil. Ehk siis esimese tõstan kudumata, aga nüüd see teine, mille ma koon, on tegelikult eelmise rea õhksilmus. Aga see kõik toimib samamoodi. Ma koon selle õhksilmuse, nüüd pistan kootud silmusesse varda ja vahetan nendel silmustel niimoodi kohad. Nüüd koon siis selle viklisilmuse parempidi, teen uuesti õhksilmuse ja 2 parempidi üle tõstmisega kokku. Nüüd kui vikkel on läinud paremale ja ka vasakule, meil oli siin 3 silmust vasakule, siis alati ennem kui vikliga pöörama hakata, tuleb üks vahering. Ehk siis Ruhnu viklitel on alati niiviisi, et kohe ei pöörata siit tagasi, vaid tehakse üks vahering. Ja selle vaheringi puhul on siis nii, et kui taustasilmused on pahempidi, siis need tuleb kududa pahempidi. Aga kui taustasilmused on parempidi, nagu siin praegu, siis on kõik parempidi. Ehk siis need 3 augureaga viklisilmust, nii siis selle eelmise rea kokkuvõttev silmus, kui õhksilmus, kui viklisilmus, kõik tuleb siis kududa parempidi. Nüüd on siis vahering kootud ja me saame hakata vikeldama paremale. Esmalt siis tuleks meil vaadata
see eelmise korra vikkel läheb nüüd kokku kudumisega paremale. Et kõigepealt siis 2 parempidi kokku. Nüüd tuleb siis õhksilmus ja üleval pool siis õhksilmust tuleks nüüd need 2 silmust vahetada. Esimesel real on seda väga lihtne teha, sest siin ei ole meil veel eelmise rea õhksilmus, vaid on lihtsalt parempidine silmus. Ja me võiksime siis vahetada need silmused nii. Pistan varda niimoodi neisse 2 silmusesse, nagu hakkaks neid parempidi kokku kuduma. Nüüd tõmban vasaku varda välja ja ilma üldse käte asendit muutmata torkan ta tagumisse silmusesse. Nüüd võtan välja siis parema varda ainult sellest tagumisest silmusest ja mul ongi need silmused ümber vahetatud. Ja nad on nüüd nii pidi, et kui ma selle silmuse siia varda otsa panen, siis kohe saan ma siit kududa nagu silmuse tagumisest poolest parempidi. Ja kui mul nüüd taust on pahempidi, siis selle teise koon pahempidi, aga praegu parempidi ka selle teise. Nüüd me läheme siis teisele ringile. Kõigepealt koome 2 parempidi kokku, siis võtame ühe õhksilmuse ja nüüd on vaja vahetada need 2 silmust. Selle jämeda lõnga puhul on võimalik neid suurepäraselt teha nagu samamoodi, aga kui siin nüüd on hästi tihedalt need ümber varda ja tegemist on näiteks 10-2 või 12-2 lõngaga, siis pole väga võimalik seda õhksilmust ja parempidist silmust omavahel keerata. Ja siis ma soovitan teha sellise triki, et selle õhksilmuse lihtsalt pudistada siit varda pealt maha. Kududa järgmise parempidi ära ja nüüd vasaku vardaga, näete, ma võtan siit tagant poolt, nagu pistan sisse, nii et mul jääks siis see varda peale, ma tõmban siis ta siia taha, nüüd läheb uuesti see kootud silmus väiksemaks ja ma siit tagant poolt koon läbi. Ja ma olen vahetanud ära need 2 silmust ja midagi ei juhtu. Nüüd vaatame siis, kuidas sellist silmuse maha pudistamisega viklit teha pahempidisel pinnal. Et kõigepealt siis koome pahempidi selle kohani, kus 2 kokku. 2 kokku on ikkagi parempidi. Nüüd on õhksilmus ja nüüd ma lasen selle õhksilmuse siis jälle rippu maha. Koon selle viklisilmuse parempidi, aga näete, nüüd ma pistan nagu eestpoolt tahapoole sellesse maha lastud silmusesse. Pistan selle vasaku vardaga, teen sellise väikse sellise keerutuse. Ja miks ma seda pidi pistan? Sellepärast, et siis on mul lihtne seda pahempidi kududa. Järgmise koon jälle pahempidi ja nüüd saan jätkata.